väike loki peale. Sa saad aru, et sa ei seina betooniga siin. Ma lasen mootori laiali. So you are not driving today? Ma olen täiesti läbi juba. No nii, tere taas! Seekord oleme tulnud siis Soome. Linna nimeks on Kokkola. Et siin toimub siis üritus nimega Veneetsia drifting. Et saabusime siin täna neljapäeval kohale. Oli siin kuskil siuke 500 kilomeetrit sõitu. Toimus ka tehniline. Pääsesime ilusti läbi, mingit probleeme ei olnud. Siit on siis põhimõtteliselt... Siin on mingi kuradi kast. Ma ei saa aru, mis need peldikud sul seina ääres on, et need pead toit kaasa võtma. Aga ma ei saa aru, kui suure nurgaga ta siit tuleb, et ma ei usu, et see sinna seal on toit. Poole raja peal vaja on, siis saab... Kindel, et see läheb teisele poole ära üldse või? See läheb siia, jah. Et siis driftid, siis keegi saab sealt peldikust välja tulla või? Ei, no see on veits... Spotterite peldik või? See on veits kahtlases kohas. Saad fotil vaadata ja spottida. See on veits kahtlases kohas ka, vaata, sa ei saa minna siit niimoodi ja siis sa lähed uuesti sinna äärde, et see on ikka pigem lõpp. See oli 8, on ju? Ikka suht seest, vaata. Ei lähe siit tagant. Ja, aga see ongi, vaata... Ja algusest. See tundub, et algus lähed seest. Ja siis on ümber selle bedoni ja siis lähed väljast. Finish on seal siis. Veneetsia drifting on ju? Ja vare ennem googles, mis see Veneetsia on. Soomlastel on see mere ja suve lõpu party. Terve Soomel on suur fester, ilu tulestik igal pool. Ühesõnaga me tulime... Eestis on jaanipäev, vaata. Me tulime nüüd siia Soome festerile. Homme hakkab. Oll laseb ilutulestiku põhjal. Ootame homme hommikut, et siis hakkavad meil trennid ja hiljem ka juba kvalifikatsioon. Neljapäeva õhtu on täna. Jõudsime siia Soome, käisime seal, panime auto paika ära, jõudsime ööbimiskohta. Väga kaunis koht, järv ja värgid-särgid. Ja nüüd siis mõtlesime, et näitame teile ka maja. Ehk see on väga huvitav kombo. Ehk siis see härrasmees, kes seda rendib, ta ise elab siin tegelikult, aga siis ta kolib oma sinna matkaautosse selleks ajaks. Aga nüüd lähen vaatan tuppa siis, vaatan milline näeb välja siis Soome Airbnb laadne toode. Siin võib natukene melu ka olla juba, sest juba nagu ikka eestlased on ennast sisse seadnud. Siis Mihkli selja taha jääb saun. See saun on tasuta. Õues on üks saun veel. See maksab raha. Nii. Tere tulemast elutuppa. Elutoas on väga kaunid pruunist nahad istmed. Ja meil on siin 40-tolline telekas, aga me saame vaadata seda 10-tollist. See suur arvatavasti maksab lisaks. Meil on eelarve lõhki juba. Aga kaminas on lõke tehtud. See on ka ainuke lõke, mille me jaksame osta, sellepärast, et selle ta tegi lihtsalt ise ära. Nüüd vaatame kööki. Nagu näha, ilus palkmaja, kaunis, väljast on sinine, avar. Mis kõige parem sobib siuksesse palkmaja on punane köök. See on vapustav. Siin näete siis, kuidas driftisõitja paneb juba oma pitsa ahju. Championit teine. 2-eurine pitsa, Soomes on see 5. Siin on maja omanik. Ta läheb varsti oma sinna matkasuvilasse ära. Ullsemu. Tuleb kööki. Siin on köök. Aga siin pead ka ettevaatlik olema, et sa tema toitu ära ei söö. Tule veel. Siin on siis esimene magamistuba. Siin on isegi nagu voodi. Ja igaks just ka, et keegi küsiks, see on limonad. Et ma olen tubli poiss. Tule nüüd, lähme vaatame üles ka või? Üleval läheb eriti huvitavaks. Kimps ära kummarda, see on family saade. Trepp samuti väga ilus, avar. Väga meeldib, vaata, et see ei komista. Ja mis meid ootab siin üleval? Avatud tuba, voodiga, diivan, 3 telekat. Tule. Siin on jälle, meil jääb jälle ülemus jääb korra ette. Ülemus läheb mööda. Siin on veel üks diivan, kui tahad istuda. Nüüd on magamistuba number 2, kus on, pole varem näinud seda, on suur abieluvoodi. Ja siis, et need väiksed voodid on mahutatud siis sinna katus alla või? Auku. Ehk siis siin peab väga hoolega mõtlema, et
kui sulle ei meeldi, kes siin kaheses voodis magavad, siis sa saad jalad jätta välja ja siis saad teistpidi flippida. Ja see oligi kiire ekskursioon siin majast. Hommikul vaatame õues seda Vasserit ja värki. Hyvä huomenta! See on ainuke asi, mis soome keeles oskan ka. Kell on meil praegu 7:47. Hakkame vaikselt sättima siis raja poole. Päris nagu mõnus ilm on. Väike värki särki, veits on nagu jahe. Aga nagu lubasime, väljas ka väike ekskursioon. Maja ilus sinine, Soome lipp lehvib. Siin on playground. Oliver tegi hommikul juba natukene siin seda sooja. Street pump või sooja. Sooja ütleme. Aga me vaatame korra siin järve äärde, katsume vett näiteks. Jep. Ja et seda jääd peal pole veel. Minu jaoks vähemalt. Me paneme siit nüüd 20 minutit uuesti Kokkola poole ja siis juba raja ääres vaatame, mis saama hakkab. Väike tehniline, väike koosolek ja tuld. Got all my introspect mirrors, they don't reflect all of the things that we do. No nii, tänane siis reedene hommikune päev algas meil siin koosolekuga. Räägiti ära siis clipping pointid, kus rajal peab asetsema ja peale seda siis hakkasid meil esimesed treeningringid. Saime siin sõita siukene tund aega, kokku kuskil 5-6 ringi. Üldiselt oli täitsa okei, et sai raja isegi suhteliselt kiiresti käppa. Et hommikul siin oli trennides, rada oli päris libe, et kuna siin on nüüd maha pandud uus asfalt, et siis ei tekitanud sellist erilist grippi, aga mida päev edasi rohkem sõita oli, siis tuli rajale grippi juurde ja lõpuks oli juba päris hea. Grippi on normaalselt tekkinud. Ei, ma räägin, see esimene kurv oligi, ma ehmatasin ära, et järsku mida hakkas nii sisse vedama. Peale treeningringe siis alustasime kvalifikatsioonidega. Esimeses kvalifikatsiooniringis siis tegime paraku betooniga väikse kontakti, et sealt esimesest ringist saime 0 alla. Õnneks on tule. No loodame, vaatame need sillad üle. Kõik ilus hästi rikkunud. Tutikas osa. Õnneks tuli siia vist ainult aina. Sa saad aru, et sa ei seina betooniga siida tähendab ju. Ai, kaugel olid juba. Auto oli täitsa. Õnneks silda vist ei saanud, ainult siia saigi vist paugu. Ratas on ka, rattaga. Ühtlasi tegime ka siin sisemise rooli otsa vahetuse, et tundsin rajal, et rool natuke vibreerib. Vaatasime, väike lõtk on sees, et panime kindluse mõttes uue alla ja jätkasime siis kvalifikatsioone. Teises hinnatavas ringis siis kindlasti oli närv oli sees, kuna esimesest oli 0 all, aga tuli selles mõttes päeva lõpuks tuli hästi välja, et saime 87 punkti teisest hinnatavast ja kokku siis 6. koht. Kotoi! Väga ilus! Tegin siin uuesti täpselt samas koha peal selle wall run'i, aga niimoodi, et see sein viskas mind välja. Ma läksin suht sügavale jälle, täpselt sama koht. Ja peale seda, kui ma tegin kõksu ära, mingi juurde vaata. On või? Muidugi on. No näed. Viga leitud. Mõnega siin on üldse või?
väga kärss on seis. On või? Natukene on jah, siit tuleb hais ka. Peale seda seinakontakti meil tulid kütusepumba juhtmed tulid sealt lahti, et auto hakkas natukene imelikult vahele jätma ja käituma, aga selles mõttes saime ilusti selle ka korda, et Martin Mare tegi meil kiiresti uued otsad ja nüüd auto töötab ilusti hästi. Et täna õhtu oli veel väike koosolek, räägiti üle, et mis ja kuidas ja nüüd ootame homset hommikut. Supersonic, my existence, can't resist it, can't resist it, supersonic. Skandinaavias on see autode ehituskvaliteet on täiesti next level. Ootasin ka, et siin Soomes on midagi näha. Kui müra on, ma räägin natuke valjemini, eks ju. Aga ühesõnaga siin on Escort MK2 ja ma vaatasin tüübi Instagrami pärast, näitan, mis ta Insta ka on. See vend on, esimesed pildid olid 2014 ja see pild on lihtsalt, see on täiesti next level. Ma teen kiire selle kokkuvõtte ja siis Mihkel saab teha siin mõned ilusad shotid. Ehk siis Escort MK2, ees on, ma näen tubular, ehk siis torude peal, KV vedrustus, ise tehtud need õõtsad, NASCARi stiilis stabikas, kõik on kas karbon või siis klaasviiber, katus näiteks karbon, täispuur, Moteki juhtimine, BMW S14 mootor, ise tehtud see karbon intake, mis siin veel on, Volvo tagasild, patslingid, ühesõnaga see pill on lihtsalt vapustav. Mingid asjad ma näitaks ära, mis on lihtsalt, sul on need camberblade'id, aga kästerid ka regullida, siis on tehtud siia ise, ma arvan, CNC-s alumiiniumist, siuksed plaadid, mis asi see on? Nagu selles mõttes, see on heas mõttes, mis asi see on. Siis kui sul on vaja tugevdused keevitada kerele, siis miks teha lihtsalt tükid, kui sa saad laseris lasta Raido Baueri kirjadega tugevdused välja. Raido Bauer on ka drifti autosid väga palju ehitanud, fail crew pille hooldas ja värki. Ja igal pool on alumiinium, 3D print, karbon. No see on lihtsalt jabur. Ja heas mõttes jabur. See on see motivatsiooni pauk, mida ongi vaja õigele auto ehitajale. See on ka omanik, kes ka korra siin. Omanik ütles, et mitte 2014, vaid 15 aastat teinud seda. Ja ma küsisin ka, et kuidas, kas see on nagu tänavalegaalne? Ta ütles, see on tänavalegaalne. Siis ta võttis toorikuks vana ralliauto, ehk siis seal on nagu, kui see rallik on arven, siis on vist veits nagu lihtsam. Aga nüüd, kui me siin sisse vaatame, siis me näeme siin pedalbox. Üks mu lemmikuid on see, et sellel tunnelil on külje peal plaadid, et sa saad need ära võtta ja oleks hooldamine kergem. Käigukasti see nimi jäi mul, ma päris täpselt aru, aga see on Soome mingi enda otsekast. Kõik see istmed ja see kootud värk on siin nagu ülitimm. Seest poolt on ilusti näha seda, et on karbon see katus. Ja kui veel detailidesse laskuda, siis vaata lihtsalt neid freesitud või 3D. Ma arvan, see on ikkagi freesitud. 3D... Kurat, see on ikka freesitud, pole 3D print. Freesitud alumiinium vist roolisamba jaoks. Aga mingi siuke jupp juba on lihtsalt. Väga hull. Siis ma küsisin ka seda, et siin on näha, et siin pagassega midagi lahti ei käi. Et siin on paak ja radikad on taga, eks ju. Ta ütleski, et see ei käigi lahti. See nii on. Aga et põhja alt on tühi, et ta põhja alt saab timmida ja vajadusel saab klaasi eest ära võtta. Mõtle siukse asjaga linna peal sõita. Vahed mööda Tartu maanteed. Mis politseinik ütleb sulle Eestis? Ja minge vaadake, sest mulle tundus, et ta ehitab nüüd Ferrari 308 ka. Hommik algas meil koosolekuga, et täna hommikul olid siis tandemi koosolek. Räägiti reeglid ja asjad üle ja siis hakkasid juba täna esimesed tandemtreenid. Saime päris omajagu sõita
saime mitme vastase vastu proovida, et täitsa hea on, et auto on üsna kiire ja saame teistele ilusti järgi, et sellega probleeme ei tohiks tekkida. Ei, seal line-upis ka praegu mingid vennad tulid ja ütlesid täiesti, et no see kuradi rehv on nii ulmevad, no näha nagu. Nüüd oled sina see DJ. Aga see Rintanen paneb Valinoga. Rintanen? Juhani. Sellega on ikka kuidagi kuradi maja. Ja mida ringi edasi, seda rohkem tekib grippi. Ma räägin, praegu siin stardijoonest on niimoodi, et flikki ära korrale, nagu sõiduralle või nii kui gaasi vahetad, ma tunnen, et piil käib niimoodi. Flikki teevad ainult kuradi Oll, Tults ja üks auto on hämmastavalt kiire, mis üldse ei oleks oodanud. Valge 46. Mingisugune. Ja sõitsid seda taga siin lõpus. 36 sellega sõidab meil Haapala. Ehk kui sealt edasi saad, on võimalik, et ta tuleb vastu. Selle vennaga on nagu normaalne, ta sõidab suht samas auku nagu sina. Vahepeal oli meil ka siis paraad, kus oli siis sõitjate tutvustus ja loeti ette ka nii sõitjad kui ka nende siis kvalifikatsioonipunktid. Ja nüüd esimene vastane on meil soomlane Tommi Revanien. Tema sõidust saime edasi, ta oli natukene meist aeglasem, et suutsime puhta sõiduga ilusti edasi pääseda. Mul või? No ei, ta oli siuke semi, aga see on esimeses kurvis mõtled või? Meie nägime tagant täpselt. Jah, see oli esimeses kurvis. Ei, siis ei olnud midagi. Mul oli siis, kui ma esimene kurv oli. Siis ta oli niimoodi, et ta järsku viskas mingi suurema nurga peale, siis ma korra ümatasin ära, aga nagu otseks ei läinud. Ütlasi nüüd top 16 jaoks on meid toodud, siis seda nimetatakse hot pitiks. Et põhimõtteliselt kõik sõitjad tulevad enda autode ja asjadega siis siia line-upi ja siis kõik järgnevad toimingud käivad siis siin peale igal sõitu. Järgmises taandemis ootas meid siis Jiri Haapala, et seal oli suhteliselt sama olukord, et saime ka ilusa puhta sõiduga võidu. Et top 16 tagasõidus siis tegin natukene käigukastile liiga, et hakkas ta häält tegema. Käigud, kõik asjad olid ilusti olemas, aga väike kolin oli sees, et lootsime, et lihtsalt äkki peab lõpuni välja. Kast koliseb jubedalt. Kuulsin ja räme kolin on. Räme kolin on, jah. Järgmine sõit oli meil siis eestlase Mihkel Norman Tultsi vastu. Mõtle see, et sul on nii suur eelis gripiga, et sa mängid gaasiga järgi talle. Ma ei saa tema vastu niimoodi teha. Ma pean ikka selles vastu. Sa pead andma palju endast, jah? Ma pean ikka seda hoidma. Praegu ma olen veel tagasõit ka. Peab ikka all inni minema. Tulime rajalt maha ja nägime, et mootori temperatuur on tõusnud pisut kõrgemale, kui ta muidu peaks olema. Too lõike range ruttu. Tule ära pealt. 120 on okei veel, siis hakkab keema. Me hakkame riskima või ei hakka? 115 juba, siis tule ära. Ma sõidu ajal ma ei näe seda. No sa näe jah, siis on the line. You have 1 minute to go. If you're not there, 1 minute, it's over.
kui siis Tults jälitas, sõitis ta meile sisse, läksime mõlemad autod läksid spinnile, et seal enam pikka otsust ja juttu ei olnud, et saime sealt sõidust edasi. Avastasime, et ventilaatori juhe oli siis läbi põlenud. Aga ole ettevaatlik! Saime selle justkui ajutiselt korda ja saime temperatuuri enam-vähem paika, et ei olnud ta kindlasti 100%, aga sai sõidetud. Edasi suundusime top 4, seal ootas meid soomlane Henri Häämpää. Tegime 2 väga lähedast tandemsõitu ja sealt anti meile one more time. One more time sõidus siis paraku esimesel sõidul jälitades Henrit läks käigukast. Kadus õigemini teine käik ära. Ja sellest sõidust me siis enam edasi ei pääsenud ja järgi jäi vaid võidelda 3. ja 4. koha peale. So you can decide, do you want to drive? Yeah, I understand. Praegu on küsimus. Mul on teine käik lahkunud, ma ei tea, kas ma hakkan 3. ritsima. No kast saab päris palju haiget sellega, seis on siis ainult saepõu pärast, ma arvan. Saad seda rada 3. sõita või? Ma ei tea. Kelle vastu sa läheksid? Rintaneni. Suht mõttetu, sa kaotad talle, ma arvan. Kui ta auto sõidab korralikult, siis sa kaotad talle niikuinii. Ma mõtlen, kui mul on teine käik on lahkunud, seal on saepuru ja kui ma lükkan 3. ta läheb ka suht varsti või? Jah. Ja sa 3. niikuinii ei suuda konkureerida, ma arvan. Või arvan, et suudad või? Ei, ma ei usu, see on aeglane. Ja ma pean nii palju sidurit vajutama, et ma tapan ära selle kasti. No ja siis sa teed niisugust sousti seal, et sa kaotad niikuinii selle sõidu. Pole mõtet seda kõike ju nüüd ära rikkus. So you are not driving today? Or? Otsustasime, et võtame siiski selle sõidu vastu, et meile anti valida, et kas me katkestame või mitte. Et kuigi meil teist käiku ei olnud, mõtlesime, et lähme proovime 3. teha. Aga paraku siis burnout boxis, kus me rehvi soojaks tegime, siis käigukast käis täiesti laiali. Loopis õli välja ja sinna meie päev lõppes. Et oli ta päris sündmuste rohke lõpus. Kaamera mehele ka. Sorry, Polverk. Vähemalt sul ei läinud kuskil külge eesse. Ei, muidugi, jah. Ja vähemalt me ei andnud alla, me üritasime viimase hetkeni. Ma olen täiesti läbi mõelnud. Saab vaadata, mis sees katki on. Pead minema ära Polverkiga juttu lõika. Et see Let's Keep No Go võtab. Tegin, ma ei mäleta, kas see oli top 16 sõit. Tegin 2 hästi järsku klatškikki. Mul oli siuke hästi loll olukord, kus ma jäin nagu lukku. Ja siis mul oli nagu siduriga vaja päästa 2 korda ja need olid siuksed tugevad löögid ja peale seda lõi kolina sisse. No jaa, aga samas kõige huvitav. Ei olegi, tegelikult ta peabki kannatama. Selles mõttes on kehva, et sõiduga ei tulnud seda kohta. Saad aru, et jälle mingisugune tehnik värk, jälle 4. Kulbilov sama värk, tehnik värk ja 4. Aga ma isegi arvasin, et see Häämpää omas, et ma... Kas ta vahetas, pani kangemad rehvid alla? Ei, ta ütles, ta lasi 0,6 peale selle rõhu. Tal oli ka ekstriim, aga see VR1. Ja ta ütles, ta lasi 0,6 peale rõhu, et ta pole enam nii madalaga sõitnud. Ta oli näha, et ta oli kiire. Jaa. Saime lõpparvestuses 4. koha. Ei ole ta sugugi paha, aga kindlasti oleks tahtnud paremini, et seekord vedas meid tehnika alt. Et nüüd järgmine võistlus on meil siis järgmine nädalavahetus Kehalas. Peame uuesti nüüd autot ette valmistama, et tuleb siis uus käigukast alla panna. Sounds like the gearbox is broken. Yes, kaput. Seal mõned vimkad veel üle vaadata, korda teha ja oleme jälle uueks etapiks valmis.
et tänud seekord kindlasti väga suured meie tiimile, et kuna lõpp oli nii ärev, siis kõigil oli kindlasti pinge laes, higi voolas, aga võitlesime tubli võiduka lõpuni ja seekord nii. Aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord. Tšau!